Ja aitäh kutsumast. Ma kõigepealt kohe ütlen ette, et tegu on täiesti ahjusoojade slaididega. Ma siin veel täna hommikul tegin viimaseid muudatusi ja asju selle, nii et võib-olla veidikene saab see jutt olema konarlikum kui mu tavalised esinemised. Aga lisaks siis veel vabanduseks ütlen ette, et aega on napilt 15 minutit vist. Kas ma kella näen, kuskilt ei ole? Ei paista. Seal taga, jah, just nii. Et siis püüan kõneleda kiires tempos ja püsida üldisemates asjades, et kui süvenenult minna, nagu Tanel reklaamis, et siis ma loodan, et me saame seda paneelis teha, et seal saab siis täpsemalt konkreetsematele asjadele vastata. Kuna ma kavast nägin, et ma olen selles plokis nagu esimene sõnavõtja, et siis mul tekkis hirmus kiusatus zoomida välja ja rääkida suurtest ja üldistest teemadest, mitte sellest, mida Salk on teinud ja teeb praegu. Ja sellega seoses ma kardan, ma eksin natuke siin järgmise Tõnise Marjamaale veidikene, aga mis siis ikka. Kui ma valmistasin selleks asjaks, siis ka ma võtsin kätte, et teen kiire sellise kirjanduse ülevaate, vaata, mis viimasel päeval öeldud on. Jõudsin seda umbes nädal aega tagasi tegema hakata ja siis olin rabatud, kui palju kraami on viimase 6 kuuga tulnud, millega peaks kursis olema. Ja see ettevalmistus võttis kordi rohkem aega, kui ma plaanisin. Aga siin oleks siis nagu põhilised asjad, mis ma välja noppisin ja millest ma rääkida tahaksin. Suur osa nendest ei ole tegelikult väga uued. Kui see nüüd töötab, vaatame, lähme sellega. Ei. See. Nüüd ma läksin liiga kaugele, lähme tagasi. Ühe levinud poliitika definitsiooni järgi, see on Harold Laswellilt eelmise sajandi esimesest poolest, on siis poliitika küsimus, kes saab mida, millal ja kuidas. Ja see on osutunud selliseks minimalistlikuks definitsiooniks. Teine sellega seotud on muide Schumpeteri oma, millest me võib-olla saame ka natukene jõuame rääkida. Aga see sedastus või see definitsioon poliitikast paneb mõtlema poliitika peale, kui et poliitika on teatud laadi optimeerimise ülesanne. Et see on selline asi, et kus on piiratud ressursid ja siis me otsustame, et kes neid saab, millal ja mis alustel ja kuidas. Ja see on osutunud väga populaarseks. Mul ausalt öeldes endal väga suurt sümpaatiat selle definitsiooni osas ei ole, aga see on objektiivselt väga populaarseks ja levinud vaateks osutunud poliitikale. Ja selle siis aluseks või lähtekohaks, nüüd jällegi valet pidi nupp, on siis jah see, et tegemist on väga keerulise süsteemiga. Et poliitika puhul neid sisendeid, neid osalisi selles protsessis on hästi palju ja neid valikute tegemine on väga-väga keeruline ja raske. Ja siin, nagu ma enne viitasin Schumpeteri sellisele minimalistlikule demokraatia definitsioonile, et kus on siis võistlevad valimised, kus inimesed saavad otsustada, kellele võimu antakse, siis selle valgust võib mõelda demokraatiast samamoodi kui sellisest nagu mingisugusest moodusest seda komplekssust hinnata hallata ja optimeerida. Ehk kui selle turgudel näiteks on küsimus selles, et kui me räägime turumehhanismidest, siis see on koht, et kus veel üks nimi troppides Friedrich Hayek on üks tuntud 20. sajandi majandusteadlane, argumenteeriski, ütles, et meil on turge vaja sellepärast, et majandus on liiga keeruline. Et meil ei ole võimalik, ei ole mõeldav, et ühel osalisel on ta siis valitseja või kes iganes, võiks olla kogu informatsioon kõikide sisendite kohta, et ta saaks teha informeeritud otsuse, kui palju midagi toota, millise hinnaga, mida kuhu viia ja nii edasi. Ja selle jaoks meil on vaja detsentraliseeritud süsteemi. Siin ma jõuan selle juurde, millest Tanel just rääkis, detsentraliseeritud asjadest, kus siis need erinevad sisendid ja signaalid kristalliseeruvad lõpuks turuhinnaks. Ja see turuhind sisaldub kogu seda vaja olevat informatsiooni, sisaldab endas nii, et inimesed saavad selle ühe lihtsa asja pealt teha oma otsused ja valikud, et kas midagi müüa või osta või kuhu midagi viia. Ja see teeb elu lihtsamaks. Ja nüüd seos demokraatiaga võiksin olla see sama, et me ütleme, et kui demokraatia või siis poliitika puhul on samamoodi neid sisendeid, signaale väga palju, inimestel on erinevad eelistused asjade osas ja kuidas selleni siis jõuda, siis võib kujutada ette, et demokraatlikud valimised on sellised nagu väärtuste turuplats, et kus lõpuks siis kõrgem pakkuja, kes saab rohkem hääli, saab võimu. Ja see on samamoodi siis selline detsentraliseeritud süsteem, mis viib lõpuks mingisuguse tasakaaluni, millega siis eeldatavalt enamus inimesi rahul on.
Siit ma hüppaksin edasi ühe raamatu juurde, mida nüüd ka viimasel ajal on hästi palju viidatud. See raamat ise on tegelikult suhteliselt vana juba 1998. aastast. See on siis Ameerika politoloog ja antropoloog James Scott, kes kirjutas raamatu Seeing Like a State. Väga põnev tekst, soovitan lugeda. Ja tema argument on siis seal, ta võtab sellise helikopteri vaate, vaatab kaugelt, ütleb, et riigid ja ühiskonnad haldavad komplekssust, luues siis erinevaid süsteeme, mis kategoriseerivad, süstematiseerivad informatsiooni. Ta toob seal väga huvitavaid näiteid sellistest katastrikaartidest või sellest, et kuidas hakati kasutama kohustuslikke perekonnanimesid, et mida sellistes nagu väikestes kogukondades ei olnud vaja, aga mida oli vaja selleks, et muuta populatsioon võimu või siis riigi jaoks loetavaks. See ingliskeelne termin legible, et seda on natukene keeruline otse eesti keelde tõlkida. Aga jah, et siis näiteks standardiseeritud mõõdusüsteemid, kõik sellised asjad on need, mis lubavad opereerida suuremate kogukondadega, kus ei saa toetusel kohalikul kontekstile, aga selle käigus läheb kaotsi sageli ka see kohalik kontekst. See on pikem huvitav argument, ma sellest siia praegu pikemalt kinni ei jää, aga see teise punktiga ma tulen just nimelt selle juurde, millega Tanel lõpetas. Et need süsteemid on siis läbi ajaloo väljendanud pingeid tsentraliseerituse ja detsentraliseerituse vahel. Et erinevatel aegadel üks on toimunud paremini kui teine ja see, nad on omavahel pinges ja omavahel vaheldumises. Näiteid siin, ma mõtlen, kas ma jooksen natuke oma jutust ette, aga et ütleme näiteks, kui me kujutame ette selliseid, hästi palju kasutatakse AI-ga paralleelina viidet siis trükikunsti tulekule keskaegses Euroopas, mida see kaasa tõi, et siis see ühelt poolt lubas kõigepealt informatsiooni leviku detsentraliseerimist, aga teiselt poolt tõi siis üsna lühikese ajaga kaasa sellised uued nähtused, mida enne ei olnud võimalik mõelda nagu massimeedia, mis omakorda tsentraliseeris informatsiooni liikumist. Ja nüüd, miks see oluline on? Et selle juurde tuleks hetke pärast tagasi, aga enne ma teeks nüüd korraks hoidke seda mõtet ja hüppame korraks nüüd AI poolele. Siin on üks oluline nii-öelda selline trepiaste, mis tuleks enne ära teha. Kui inimesed räägivad tehisintellektist, siin natuke värvidega halvasti näha, nagu järjestused ringid on ju, eks, et siis räägitakse läbisegi paljudest erinevatest asjadest ja ma mõtlesin, paneks nad korraks nii-öelda nagu kõigile pilgu ette, et mis see on, millest me räägime. Tehisintellekti puhul siin, eks, juba ka, kui minister Keldo enne rääkis tehisintellektist, ma noppisin üles, et sa kasutasid korraga seda, et ta on tööriist ja tehnoloogia. Et siis ma teeksin siin eristuse. Et see on mulle tundub kasulik eristus. Tavalises kasutuses inimesed kipuvad mõtlema, isegi kui nad räägivad midagi teistmoodi, kiputakse vaatama tehisintellekti tööriistana. Et see on asi, mis lubab sul mingi probleemi lahendada, midagi teha, millegagi hakkama saada, sellise igapäevast kasutuses ta väljendubki inimestele tööriistana. See on see, kuidas teda kasutatakse. Aga kui me vaatame tehisintellekti tehnoloogiana, siis ta sisaldab endast tervet hulka erinevaid asju, mitte ainult lihtsalt keelemudeli ChatGPT-d, kus sa saad küsida, et kes mõtles välja 0,9 astendaja tontile. Muide selle valguses just kui Liisa Pakosta sellest rääkis, mulle meenus, et ma eile õhtul valmistudes ette oma tänaseks filosoofiaseminariks pidasin ChatGPT-ga pikka ja põnevat vaidlust selle üle, et kas Heideggeri sissejuhatuse metafüüsikasse ikkagi tõlkis Rein Raud aastal 2005, nagu ChatGPT mulle mainis. Ja vastus on muidugi, et ei tõlkinud. Aga jah, kui me vaatame tehnoloogiana, siis ta sisaldab endas väga palju teisi ja muid asju lisaks sellele, mis väljendub meile tööriistana. Ja üks oluline asi on see, et mida ära mainida, et see tehnoloogia vaade sisaldab endas ka tervet hulka kasutusjuhtumeid, mida meil täna veel olemas ei ole. Sest see tehnoloogia avab neid uusi kasutusvõimalusi. Üks selline klassikaline näide sellest on näiteks, et kui elektrimootor tuli kasutusele, siis
siis Inglismaa tehastes, võttis aega 40-50 aastat, enne kui see tegelikult tehastes kasutusele jõudis. Ja seal lihtsal põhjusel kõigepealt asendati aurumootor elektrimootoriga, saadi väike efektiivsuse kasu või kasv sellest asjast, aga see tegelik kasv tuli alles siis 40-50 aastat hiljem, kui jõuti selleni, et elektrimootorid saab teha palju väiksemaid kui aurumootoreid ja neid on võimalik panna töökohtadele, nii et sa ei pea töökohtadele, sa ei pane keset tehast ühte suurt elektrimootorit ja kus sa teed jõuülekande töökohtadele, vaid sa vead juhtmed töökohtadele, paned mootorid sinna. Ja see oli see, mis tegelikult võimaldas nagu päriselt sellise efektiivsuse kasvu, aga seda ei saanud juhtuda enne, kui see tehnoloogia oli küpsenud või jõudnud selleni, et inimesed said aru, mis sellega teha saab. Ja siit nüüd edasi ma paneks jällegi korraks sellega seoses siis tahvlile kuulsa Roy Amara seaduse, mille tema sõnastas 80. aastatel, eks, et me kaldume ülehindama tehnoloogia mõjusid alati lühikeses perspektiivis ja alahindama neid pikas perspektiivis. Ja seal on nüüd vaat need samad asjad, et kui täna kogu see Taneli poolt alguses sissejuhatuses pandud see suur tabel, kus olid tuumerid ühes nurgas, on ju, eks, ja siis need, kes arvasid, kõik on väga hästi teises nurgas, et siis see tuum kipub olema seal alguses, need hirmud kipuvad olema ka see, et me ülehindame seda, mida see tööriist lubab meil lühikese ajast teha. Seal on palju juttu demokraatia puhul, räägitakse ohtudest sellele, et kuidas valeinfo levib, nii edasi. See on tõsine mure, aga ma ise kaldun arvama, et need mõjud, mis saavad olema pikemas perspektiivis saavad olema palju tõsisemad, palju fundamentaalsemad, palju suuremad, aga me neid ei näe veel sellepärast, et me oleme just selles, nii-öelda selles tehnoloogia adopteerimise tsüklis selles kohas, kus pandi elektrimootor keset tehast ja kõik muu töötab veel samamoodi, et see tehase loogika ise ei ole veel muutunud. Aga see on muutumises. Ja millisel moel muutumises? Siis ma tahaksin siin tulla tagasi nüüd selle demokraatia, mõtte juurde demokraatia kui väärtuste turuplats. Ja siis ma panin siia Isaiah Berlini näopildi ja siia juurde siis tema sellise kuulsa idee või mõtte sellest, et demokraatia puhul meie küsimus ei ole mitte sellest, kuidas saavutada mingeid eesmärke, vaid põhiline küsimus on see, et millised eesmärgid väärivad saavutamist. Ja Berlini hästi kuulus siis väärtuspluralismi idee lähtus sellest, et need väärtused, millega me demokraatlikus ühiskonnas, mida me kanname erinevate inimeste kodanikena, et neid on palju, need on erinevad ja nad on objektiivselt väärtuslikud, mitte lihtsalt subjektiivsed eelistused, kellelegi meeldib vabadus subjektiivsena, vaid et see on objektiivne väärtus, et mis on ühiskonnas oluline. Aga nad ei ole asetatavad, need erinevad väärtused ei ole asetatavad ühele ainsale skaalale või taandatavad ühele master value'le või keskmisele, ühele suurele väärtusele, millest kõik teised tulenevad. Et nad ongi tegelikult omavahel ühismõõdutud sageli ja inimeste isiklikud väärtused, mida nad ühele või teisele asjale annavad, võivad olla erinevad ja nad on teinekord vastandlikud. Et klassikaline näide on see vabaduse ja võrdsuse küsimused, et mis on omavahel pinges ja nad on seda paratamatult. Ja demokraatia selle, nüüd tulles selle sama turuplatsi mõtte juurde tagasi, on seda laadi siis pluralismi, väärtuse pluralismi institutsionaliseerimine. Ja selliselt on ta siis olemuslikult detsentraliseeritud, et see on, valimised on see samasugune detsentraliseeritud mudel, nagu on vaba turg kaupade teenuste osas. Ja siit nüüd minu mõte jõuab selleni, et mis on siis see huvitav küsimus tehisaru puhul, et kui me vaatame seda poliitikat inseneri probleemini ja mul on väga palju inseneridest sõpru tuttavaid, et ma olen selle mõttelaadiga hästi tuttav, et kes väga kergelt mõtlevad seda, et see selline kaootiline heitlemine reitingute järgi ja riigi valitsemine, et see on väga kehva moodus, kuidas otsuseid teha, et meil on täna võimalik palju paremini neid teha. Ja samamoodi tegelikult paljud inimesed mõtlevad täna ka turgude kohta, et kui küsimus on sellest olnud, et see on olnud 20. sajandi jooksul selline vaikimise teadmine, et turud on liiga keerulised, neid ei ole võimalik kuidagi moodi optimeerida või juhtida, et siis mis juhtub, kui see äkki ei ole nii, et kui see ikkagi on lõpuks lahenduv arvutusülesanne, et mis siis saab. Ja see on
võib-olla see küsimus, mida peaks nii majanduse kui demokraatia puhul küsima. Ja siia juurde üks nendest paljudest asjadest, mis mulle näppu jäi selle kirjandust läbi käies, oli üks selline põnev asi, et üks seal all on mul väikselt isegi kirjas, siit te muidugi ei näe, aga teeks slaide näete pärast, see artikkel ise, kus see pilt pärit on. Aga mida tehti, see pilt iseenesest paljudele teile võiks olla tuttav, see on Inglehart-Welzeli kultuurikaart, et kus siis on erinevate riikide punktid siis ühelt poolt siis ellujäämise ja eneseväljendusväärtuste peal X-teljel ja Y-teljel traditsionaalsete ja sekulaarsete väärtuste vahel. Ja sinna juurde on siis jällegi, kui te, need võib-olla nimed on veidi väiksed lugeda, aga ma korraks jalutan näitan. Eesti on meil siin, selles kohas siin Saksamaa on näiteks siin, see on see protestantlik Euroopa siin ja nüüd need punased täpid siin on siis need punased täpid on siis tehisaru, et need on ChatGPT erinevad versioonid, kellelt küsiti need samad küsimused, mida küsiti muidu inimeste käest, et kus teie väärtused ja asjad on. Ja siit paistab nagu väga ilmekalt välja, et need keelemudelid ei ole väärtusneutraalsed. Et nendes on sees omad väärtused ja hinnangud. Ja nad ei saa fundamentaalselt olla, sest keel ei ole loomulik keel ei ole väärtusneutraalne. Seal sisalduvad juba ajaloolised väärtushinnangud nii edasi. Ja sellel lisanduvad siis treeninga mudelidisaini väärtusvalikud ja see tähendab, et meil ei saa olla tehisaru objektiivseks valiku või lähtekohaks väärtusvalikute tegemisel, mida poliitilised valikud paratamatult on. Nii et kui me seda teed läheme, et siis me peame küsima, et kelle väärtused need on, mille järgi me neid oma valikuid ja otsuseid optimeerime ja teeme. Aga mu aeg hakkab läbi saama, et ma siia lõpuks jätaksin lihtsalt selle mõtte siia juurde, et mis üldine jällegi see sama Taneli poolt viidatud see algne, et AI tuleb ja tapab meid kõiki ära vaade, mida ma lihtsalt karikateerin siin, aga ma ütlen, seal on tegelikult täiesti tõsised argumendid juures, et ma ei taha seda kuidagi nagu naeruvääristada iseenesest, aga ma tõsiselt usun, et me peaksime palju rohkem mõtlema selle peale, et mitte oleme nii palju mures ainult sellepärast, et mis juhtub, kui AI läheb kuidagi rööbastelt maha või teeb asju, mida me ette ei näe või ei soovi või ei taha, see on see tavaline apokalüptika, mis selle ümber käib, vaid mõtlema veidike rohkem selle peale, et mis juhtub, kui AI teeb täpselt neid asju, mida me tahame, et ta teeb. Ja see on asi, mille osas me peaksime ja võiksime olla palju rohkem mures, kui me nähtavalt praegu seda oleme. Aga ma saan aru, küsimused vastused tulevad hiljem, nii et aitäh!